Tallinn andis täna vanalinna hariduskolleegiumile üle aadressil Uus tänav 19 Vene 28 asuva niinimetatud Okasroosikese lossi. Hoone on väärikas ja pärineb algselt 1685. aastast, kuid hävis suures põlengus 19. sajandi lõpul. Üles ehitati maja juba neogooti stiilis. Hariduse puhul ei ole tähtis ainult sisu, vaid ka vorm. Ja see maja annab vanalinna hariduskolleegiumile uue ressurssi. Ja see ressurss ongi nii vormiline kui ka sisuline. Sest tähtis on ka see traditsioon ja see ajalooline väärtus, mis on selle kooli üks tugev pool. Majal on kirev ajalugu. Pärast teist maailmasõda võttis Nõukogude sõjavägi maja omavaldusesse, ümbritses kõrge planguga, mida mööda lokkasid pool sajandit vääntaimed. Just siis hakati hoonet Okasroosikese lossiks kutsuma. Ajalooline hoone sobib aga loomingulise vanalinna hariduskolleegiumiga suurepäraselt kokku. Meil on kool siiamaani kasvanud, et praegult on meil kujunenud 4 paralleelklassiga gümnaasium, mis nõuab palju rohkem ruumi kui 2 paralleelklassiga gümnaasium. Aga tegelikult väga palju nõuab ruumi ka erivajadustega lastega tegelemine. Tihti tuleb teha täiendavaid individuaaltunde, grupitunde, leida teraapia võimalusi ja tegelikult kogu see huvihariduse pool, mis kooli juures ongi omamoodi ka nagu teraapiline, mitte ainult huvihariduse pool, kuigi ta loob ka kultuurikeskkonna ja selle mõttes on ju oluline kõikidele lastele. Koolipere on tegelikult juba pea pool aastat hoones toimetanud, kuid palju on veel teha. Ülemine korrus on tegelikult korras, juppide kaupa erinevatel korrustelt erinevaid ruume. Kõigil 3 korrusel saab pea kõikides ruumides töötada. Võib-olla üks tiib, ainult kus teatriklass peaks olema, on praegult nii, kus ei ole veel tööd sees. Ruuminappuses töötav vanalinna hariduskolleegium võtab maja 100% kasutusse juba uuel õppeaastal.